Teeme emadepäevaks lihtsalt kooki või pirukat, kuidas keegi soovib. Aga selleks on olemas üks väga lihtne moodus, mida võivad suured ja väikesed teha, nii poisid kui tüdrukud ja miks mitte ka täiskasvanud oma memmedele. Selleks ei lähe vaja mitte midagi muud kui 1,5 klaasi jahu. Nii, paneme selle siia kaussi. Pool teelusikatäit söögisoodat. Segame selle ilusasti läbi. Siis 250 grammise majoneesi, lõikame siit otsast katki ja paneme siia soodaga segatud jahu hulka. Niimoodi pigistame selle tühjaks ja siis segame selle lusikaga läbi. Aga see leiutis on sellest karmist ajast, kui ei olnud saada margariini või võid või munadega oli kitsas käes või ega majoneesigi alati ei olnud, aga vahest said suurema satsi ostetud ja siis ta kaua ei seisnud, kui ära ei söönud. Ja et uhka ei läheks, siis sai tehtud ja pitsatainast väga hea teha. Ja nüüd, kui ta niimoodi läbi segatud, siis paneme umbes supilusikatäie õli ja nüüd segame. Ja nüüd ongi kogu tainategu tehtud. Nii, nüüd tõstame selle kõrvale. Määrime koogivormi lahti võetama. Nii, nüüd on see määritud. Nüüd tõstame taina vormi. Nüüd on see tainas siin olemas. Oma järge ootamas. Katte tegemiseks panen siia samasse taina segamise kaussi 3 pakki õrnsoolast rikotat. Lööme siia ühe muna. Paneme siia umbes 1,5 klaasi rosinaid, pestud, leotatud. Ja siis paneme siia kartulijahu. See on nüüd väiksem kui supilusikas, aga kui see üks kuhjaga lusikas panna, siis aitab küll. Siis lõpp panna suhkurt ka. Umbes 1,5 klaasi. Nüüd on asi nii kaugel, et tuleb see kohupiima mass panna valmis pandud tainale. No nii. Nüüd lükkame selle tasaseks. Niimoodi. Aga see ei ole veel kõik. Siia suhkrusesse klaasi lööme ühe muna katki. Klopime kahvliga hästi lahti. Nii, ja nüüd valame ühest servast sedasi koogile peale. Ja nüüd ei ole muud kui kallutame teda natuke siia, natuke sinna, et ta kõik ühtlaselt pealt ära katab. Ja nüüd ei ole muud kui soojendatud ahju panna. See on niimoodi, et ta on alt, tahab rohkem küpsemist kui pealt. Nii et siin on see alt ja ülevalt küpsetamine ja alumisele sellele küpsetusele lähemale.